Selles videos hakkame kokku panema juurelõikurit. Tõenäoliselt on see juba kokku pandud, kui selle ostate. Aga selles videos näitan ma teile, kuidas seda parandada, kui peate selle lahti võtma ja uuesti kokku panema. Neile, kes ei tea, mis asi on juurelõikur, siin see on. Nagu näete, on külgedel silepind, mis teeb selle sobivaks kasutamiseks PLC-torude sees. Kui vaatate hoolikalt, näete, et sellel teral on väga spetsiifiline kuju. See tähendab, et kui keerate seda päripäeva, kraabib see eestpoolt kõike, mis ette jääb, ja kui keerate vastupäeva, lükkab see laiali kõik, mis oli üles tõstetud. Puru liigub siis läbi nende avade siin ja see võimaldab teil edasi liikuda, nii et saate selle ühendada. Nagu näete, on meil siin see osa siin on see, mis ühendub painduva võlliga nende kinnituskruvide abil. Ja siis on meil alusplaat. Ja seda saab vajadusel kasutada koos ilma ühegi teise osata. Või loomulikult võite kasutada siin peal olevat pead, mis oleks siis teie ette lõikav tera number 2, kui soovite, et peal oleks tassitera. See sobitub siis hiljem niimoodi peale ja muudab kogu komplekti üheks suureks juurelõikamise tööriistaks. Nii et ma näitan teile. Esimene asi, mida peate meeles pidama, on see, et kui kasutate neid kruvisid, mis seda koos hoiavad, siis selle tööriistaga töötades tekib palju vibratsiooni. Seega soovitan tungivalt kasutada natuke lukustusvedelikku, mis on vedelik, mida paned mutrile, kui need kokku keerad. See hoiab selle paigal ja takistab kahjustuste tekkimist, kui tööriist on tugeva pinge ja vibratsiooni all. Nii et ma kiirendan videot, et ei peaks igavusest surnuks vaatama, kuidas ma seda kõike kokku panen. Esimene asi, mida meeles pidada, on see, et kõigepealt paned kruvid esiterasse niimoodi. Ja kui need kruvid on esiteras sees, siis niimoodi. Kui need on esiteras sees, siis näete siin, et see on suhteliselt tasa. Paned need otse esimesele paneelile niimoodi ja keerad kruvid läbi selle esimese paneeli. Ja nagu näha, kui need teiselt poolt välja tulevad, on need ka teisel pool üsna tasa. Teen sama ka teise kruviga. Ja jälle saad selle paneeliga täiesti tasa. Näed ilusti, kuidas see läbi läheb, kui ma seda keeran ja see muutub täiesti tasaseks. See on väga oluline detail, mis tagab täpse ja korrektse tulemuse igal kasutuskorral. Kui need kaks on niimoodi tasa, siis põhimõtteliselt joondad need siit läbi, paned tagumise osa kokku tagasi, joondad need nii, et näed teisel pool auke. Mulle meeldib teha nii, et üks neist ulatub natuke rohkem välja kui teised kaks. Ja selle ühendan alusega ning kasutan kuuskantvõtit, et see korralikult kinni keerata. Kui olen selle ära teinud, siis joondan ülejäänud kaks samamoodi ja kui need kaks on joondatud, siis saab edasi minna. Näed, kuidas saad seda natuke keerata ja lõpuks tead, see on kindlasti vastu ja ma keeran selle kinni. Selles kohas oleks vist mõistlik videot kiirendada, et ma ei peaks, poiss. Nii et siin see on. Olen need ilusti kinni keeranud ja nüüd panen oma topsilaba niimoodi peale. Ja näete, et need väikesed harjad siin ja need väikesed harjad sobiksid ilmselgelt sellele väikesele harjale, mis meil siin on. Niimoodi. Sest vaadake, kuidas need ilusasti ja puhtalt selga sobivad. Ja keera see ümber ning näed, et teisel pool on väike niit. Ja jälle paned kruvid niimoodi sisse, keerad need kenasti kinni.
kui need on kenasti ja tihedalt paigas, oled valmis, võid minna. Ära unusta natuke kinnitusmutrit. Ja veendu, et kui sa neile oma painduva võlli paned, siis kinnitad selle väga tihedalt oma painduva võlli külge. Kuna tegemist on üsna raske tööriistaga ja see töötab ilmselgelt 3,8 tollise varrega, ei soovita me seda õhema varre peal kasutada, sest tööriista kaal on suhteliselt raske. Nii käibki juurelõikuri kokkupanek. Suur tänu vaatamast! Ilusat päeva!